Need armsad, kellest äkki jäime ilma, on tegelikult alles meie sees. Nad on nii ligi, et ei torka silma, nii nagu valgus tolmu kübemes. Kuidas leida? Või kuidas leida? Hea küsimus. Parim, mis ma oma isalt sain, oli see, et ta õpetas mulle, et ära muretse nende asjade pärast, mida sa muuta ei saa. Tegele nendega, mida sa muuta saad. Ja ära nende asjade pärast, mida sa muuta saad, samuti muretse, vaid tee plaan ja järgi seda ja kõik läheb hästi. Lahkunud on geograaf ja kartograaf Leida Lepik. Leida kasvas üles Palmse mõisas. Tema pere pidas väga oluliseks Eesti looduse ja kultuuriloo põhjalikku tundmist. Leida lapsepõlv möödus samas taktis Lahemaa rahvuspargi loomise ja arenguga ning toonased rahvuspargi sünni juures seisjad peatusid sageli ka Lepikute kodus. Just sel ajal hakkas kujunema koolitüdruk Leida lai silmaring. Kooliteed alustas ta Võsul, keskkooli käis Rakveres ja 1986. aastal asus õppima Tartu Ülikoolis geograafiat. See oli suurte muudatuste aeg. Vabaneti Nõukogude okupatsioonist, toimus akadeemiliste organisatsioonide taassünd, avanesid äritegemise võimalused. Leida võttis kõigist neist protsessidest aktiivselt osa. Ta liitus korporatsioon Filapatre taasasutajatega ja ülikooli geograafia osakonnast välja kasvanud Eesti esimese sõjajärgse kaardifirmaga Regio. 1998. aastal kaitses Leida magistritöö Eesti haldusüksuste muudatustest kaartidel. Regioga jäi Leida seotuks kogu oma järgneva elu ja firmast sai tema teine kodu. Tänu temale toimib Regio tänaseni. Regio ja Leida on andnud hindamatu panus Eesti kaardikultuuri arendamisse, et tõsta see taasiseseisunud Eestis uuele tasemele. 1990. aastal avaldas Regio esimese moonutamata Eesti maanteede atlase. Ajale iseloomulikult oli atlase tiraaž kosmiline, 100 000 eksemplari. Regio firmamärgiks Eesti ühiskonnas kujuneski igal aastal täiendatud Regio Eesti teede atlas, meie ruumiline entsüklopeedia. Sellele teosele on raske leida võrdväärset nii Eesti kui ka naaberriikide kartograafiast. Tegemist pole lihtsalt teedekaardiga, vaid atlas juhatab meid ja meie riigi külalisi kõikide Eesti kultuuri ja looduse jaoks märgiliste paikadeni. Leidal oli ka suur roll Eesti rahvusatlase sünnis 2019. aastal. Aasta eest pälvis Leida oma panuse eest kodumaisesse kartograafiasse presidendilt Valgetähe 4. klassi teenetemärgi. Leida oli oma hoomamatult laia sõprusringi jaoks heldeandja. Ta oli alati rõõmsameelne ja toetas kõiki nii, kuidas sai ja sageli rohkemgi veel. Nõu ja jõuga innustas ta 10 ettevõtmisi. Oli siis selleks Tartu Lodjakoja toetamine, Heimtali muuseumi tegemised või noortele töövõimaluste pakkumine. Leida kirg oli rändamine. Eriline side tekkis tal Lapimaaga, aga ka näiteks koduse Vilsandiga. Viimasel aastakümnel pühendus Leida rohkem purjetamisele. Jahtlaev Mariella andis Leidale ühe võimaluse puhata ja nautida ajakulgu. Nüüd kulgeb Leida Läänemere soomlaste igavikulisel Toonela jõel. Need armsad, kellest äkki jäime ilma, on tegelikult alles meie sees. Austatud Leida ema, vend Tiit, sugulased, Leida sõbrad, tuttavad, austajad, mäletajad. Täna oleme tulnud kokku Leida pärast erakordselt kurval põhjusel.
oleme kogunenud siia, et jätta Jumalaga meie armastatud Leidaga. Üks meie ühine sõber ütles, kuuldes Leida lahkumisest, et vähe on inimesi, keda Leida poleks elu jooksul moel või teisel aidanud. Ja see on õigepoolest nii õige, et siia polegi midagi vaja lisada. Kui ainult seda, et eks me tunneme ju seda kõik ja oleme tundnud omal nahal, et ta on meid mingil moel aidanud, olnud meile toeks, teinud meile mõne teene. Ja kui me siia liidame nüüd selle, et Leidal oli erakordselt suur tutvuskond, sõpruskond, siis neid inimesi, kellele Leida on elu jooksul jõudnud teha midagi head, on teinud mõne teene või osutanud abikäe, on väga-väga palju. Leida soovil on ta andnud nüüd ennast kõik arstiteaduse käsutusse, et teha veel üks teene Eesti arstiteaduse ja tegelikult kogu maailma meditsiinile. Sellepärast on ka tänane talitus siin erakordne ärasaatmine. Leida enda soovil on see korraldatud nõnda. Ja kui aeg lõpuks on sealmaal, siis sängitatakse Leida säilmed tema kodukohta Ilumäe kalmistule. Usun, et Leida, kui see kuidagi võimalik oleks, rõõmustaks, nähes, et nii paljud on tulnud täna temaga hüvasti jätma, talle ütlema Jumalaga. Tänane talitus näeb nüüd välja nõnda, et siin teie ees tulevad mõned hüvasti jäetud kõned, meenutused Leidast. Ja nimelt, siin saavad sõna Leida vend Tiit, seejärel Leida hariduskaaslased, geograafia osakonna nimel kõneleb Taavi Pae, siis Leida tööeluaastatest tuleb siia kõnelema Teet Jaagomägi koos Anne ja Margega. Siis astub teie ette Jaan Tätte ja vahelduseks kuulata ka natukene muusikat. Seejärel kõneleb Leida akadeemilise organisatsiooni nimel Kersti Kaljulaid. Leida rohketest hobidest oli üks purjetamine ja purjetajate nimel tuleb kõnelema Julius Tarand ning Leida vaimu välja õena lõpetab selle kõnelejate rea Anu Raud. Kuulakem ja nautigem, hiljem kuuleme ka veidi muusikat ja mõtelgem Leidale. Ja üks teade on veel nendele, kes tahaksid ka omalt poolt Leidale mõne sõna kaasa öelda. Nimelt sellel laual, kus põlevad küünlad ja on Leida pilt, seal on ka üks raamat, mis on veel üsna tühi, aga kirjutage sinna oma hüvasti jäetu soov ja mõte ja selle raamatu pärib Leida perekond, tema vend Tiit. Aga praegu kuulakem mõned sõnad Leida kohta ja alustab Tiit Lepik.
kuna ma ei ole just kõige suurem kõnemees, siis ma üritan maha lugeda, mis ma valmis kirjutasin. Kõigepealt ma tahaks kõigile siin olijatele ja Leida teekaaslastele ja ka neile, kes siia ei ole saanud tulla ja kes tema mõttes meiega on suured tänud öelda. Tänud kõigile, kes aitasid ka seda üritust ja Leida ärasaatmist ja äraminekut ja nii edasi tema teekonna viimasel otsal temale kaasa aitasin. Kõigile suured tänud. Natuke ma tahaks rääkida lapsepõlvest, kus me Leidaga kasvasime. Me kasvasime Lahemaa metsade keskel Palmse mõisa linnaserehes. Isa oli looduskaitse inspektoriks ja ühtlasi ka üleliidulise rohelise maleva liige. Meie maja oli pidevalt täis venekeelset kõvaäälset juttu teemadel, kuidas kaitsta Amuri tiigrit ja kuidas kakelda Volga deltas sõjaväelastega, kes röövpüüki tegid. Lisaks oli meil ema, kes oli geograaf ja isa oli samuti kaardifänn ja toad oli meil kaarte täis riiulid ja nende keskel me kasvasime. Kui natuke aega mööda läks, siis meie juba suuremaks kasvasime, siis sai Leidast meie esimene president. Meie isa tegi koos sõpradega siukest asja nagu noorte looduskaitsjate klubi üle Eesti ja seal käis 10 lapsi üle Eesti koos laagrites. Õppisime puid tundma ja metsas matkama ja nii edasi, orienteeruma. Leida oli alati meie laagrites juba siis kõige suurem ja kõige tähtsam inimene, kes tuli ja säras ja võlus kõik ära. Ja sealt maalt on ka palju tuttavaid, kes on temaga koos olnud siiamaani, eks nad kõik ise teavad. Et sealt võib-olla ka Leida armastus lastega mängimise ja nende kamandamise järgi. Ma vaatan, mis mul veel kirjas on. Et veel kord tahaks öelda kõigile sugulaste ja omakste ja ema nimel ja kõigile siin olijatele ja siirad tänud ja loodan, et kõik laabub hästi ja et tunnete ennast nii nagu Leida õnneks siin. Aitäh! Hea Leida ja Leida ema Tiit, kõik sõbrad. Friedrich Douglass pani 100 aastat tagasi kirja järgmised read. Kõige ilusamad muuseumid on ikkagi kaartide kogud. Millise igatsusega täidavad need teosed rinna keset elu argipäevast hallust. Tundide kaupa võib uurida nende joonte ja punktide rägastikke, salapäraseid kui tähistaevas. Unustudes neisse nagu avaruste muusikasse. Ja salapäraseid vormeleid peidavad endas kaardi jooned. Leida oli kartograaf ja kaardisõber. Ja kui tulla korra Jüri Agomäe poolt tehtud jaotuse juurde, siis ühed inimesed on need päris kartograafid, kes joonistavad kaarte, ühed on need, kes kasutavad kaarte ja siis on kolmas suur grupp, kes räägivad ja mõtestavad kaarte. Me teame, et Leida alustas kindlasti sellest
et ta oli päris kartograaf, joonistaski kaarte. Järjest enam ta läks sinna poole, et ta rääkis kaartidest. Et ega meil Eestis ju neid väga palju polegi, kes kaartidest nii ilusti rääkida oskavad ja seda väga huvitavat ja omanäolist ainevalda teistele edasi anda. Me võime öelda tänapäeval ka, et ta oli suur populariseerija. Ja muidugi lisandus sinna siis suur töö Regios organisaatorina juba. Ja kartograafia on tihedalt ju seotud ikkagi geograafiaga, geograafide nimel ma eelkõige siin sõna võtangi. Sest geograafidele on üks omapära, et nendele meeldib maailma vaadata ruumiliselt. Ja ruumi kõige parem esindaja ongi ju seesama kaart, millega Leida elu oli läbi ja lõhki seotud. Ja ilmselt on paljud teist siis aru saanud ka, et see geograafide seltskond on midagi omalaadset. Mingi vennaskond, ega seal kindlaid reegleid ei ole, paljuski nad on seotud Tartu Ülikooli geograafia osakonnaga, ma näen siingi väga palju inimesi. Jah, ühelt poolt võib öelda, et võib-olla sinna saada on natuke keeruline, aga võib ka ilma Tartu Ülikooli geograafia osakonda seda sinna saada. Aga selle geograafide vennaskonna juurde on alati kuulunud inimesed, kes liidavad seda vennaskonda. Et see on olnud varem nii ja on ka praegu nii ja kui me mõtleme nende inimeste peale, siis kindlasti oli Leida üks nendest, kes kogu seda kampa sidus. Ma arvan, et Leida oli üks kõige rohkem geograafia tundnud inimene. Ta on ka muidugi siin juba öeldud, et ta tundis ka üldse kõiki inimesi Eestis, eks ju. Aga ta teadis läbi oma Palmse kodu kõiki vanema põlvkonna geograafe ja läbi Regio, kuhu ta alati soodustas siis noorte tööle tulekut või praktikale tulekut, teadis ta ka kõiki noori geograafe. Nii et see mõju, Leida mõju kõigile geograafide oli vägagi tuntav. Kindlasti oli Leida üks suur andja, et ta andis kõigile midagi. Ja ma arvan, et ma ei eksi ja te olete kõik nõus, et ta oli alati kõigi poolt. Muidugi elus oli vaja ka vastu olla, aga pigem ta oli alati poolt. Ja mul endal on üks kord olnud niisugune tunne, et kus hakkas Leidaga mingi tüli tulema. Ja see oli küll sellel ajal, kus hakkas just ka see haigus tulema ja see oli üsna kerge nagu lahendus, et see tüli tegelikult ei vääri seda. Ja tegelikult tuli hoopis siis rahvusatlas, mis ma arvan oli Leidale väga meeltmööda ja meile kõigile meeltmööda ja see oli üks uhke sõit, ma võin öelda, ja mis veel jätkub. Leidale olid geograafile omaselt ka teatud kohad, mida ta armastas või mis olid tema jaoks tähenduslikumad. Siin mainitud see Palmse juba, et paar aastat tagasi me käisime Leidaga Palmses tema noorepõlve radadel. See oli talve algus, kujutate ette sellist Eestimaa vaikust, nagu oleks välja surnud see Palmse ümbrus. Me kõndisime kõik need rajad läbi, aga Palmse tiigi peal oli tekkinud esimene jääkirme. Ja me ühel hetkel avastasime, et kui sinna kive visata, see tekitab imelist häält. Ja me viskasime neid kive seal võib-olla veerand tundi ja Leida lindistas seda. Ja see oli midagi imelist, kurba. Ma mäletan, et Leida saatis selle heliga Fred Jüssile küsimusega, et no Fred, mis see on? Ja Fred ei vastanud seda ära. Et see oli tõesti imeline kivide sillerdus värske jää peal. Ja lõpetuseks ma tahaks meenutada ühte lõbusapoolset juttu või ühte lõbusapoolset hetke koos Leidaga, mis tegelikult sai alguse ühest väga kurvast sündmusest ka. See oli nimelt Hardo Aasmäe matus. Ja võib-olla läks seal see matuse järel üritus natukene üle käte, aga kindlasti Hardo oli kõigega nõus, mis seal toimus. Ja ühel hetkel me olime mitme siinviibijagagi, Erki Tammiksaar, Jaan Pärn ja Leida ja mina oli vaja Tartusse saada ja Leida ütles, et nüüd on kõik poisid, hüppake
takso peale, et viimane buss läheb Tartusse. Ja me jõudsime napilt sinna bussi peale, läksime sinna kuidagi sisse, buss oli üsna tühi ja meie meeleolu oli ikkagi selline üsna ülev. Ja terve tee me rääkisime Hardost, rääkisime Eesti geograafiast, rääkisime igast külast, millest me mööda sõitsime. Ja see lugu lõppes nii, et me jõudsime Tartusse, buss pani meid maha, me tulime ka maha, aga meie juurde astus üks mees, kes oli seal bussis olnud ja ta tänas meid kättpidi, öeldes, et tal pole elu sees Tallinnast Tartusse nii harivat ja lõbusat reisi olnud. Ja ma arvan, et me räägimegi neid jutte, mis on seotud Leidaga edasi, me räägime neid Tallinn-Tartu maanteel, me räägime neid Palmses, Õõmälestus või monumendi juures Saaremaal, Vilsandil, Lodjakojas, Heimtalis, Filosoofi tänaval, Suures Munas. Leidal oli ju komme olla ka sageli üllatuslikult kuskil ees ja kohtume Leidaga ikkagi nendes kohtades. Aitäh! Tervitused kõigile Leida sõpradele. Me räägime siin kolmekesi Regio ajast, mida oli 30 aastat. Minul oli õnn veel kauem Leidaga kokku puutuda, sest meie vanemad käisid tihedasti läbi. Ja sealt ma siis tegelikult alustaksin, sest sealt ma teadsin Leidat kui eestvedajad ja väga kanget eestvedajad. Palmses kõigepealt. Kui me lastena sinna läksime, siis ta vedas meid kangesti seal põldudes ja metsades ja igal pool ringi. Ja siis läks mingi peaaegu 10 aastat mööda. Ma olin keskkooli lõpuklassi peaaegu ja siis järsku tulevad meile suvel õue peale 2 haldjat. Üks oli Anne, teine oli Leida, kes astusid geograafiasse. Ja jälle vedas Leida meid eest kindlasti, oli vaja minna õhtul Haagejärve ujuma. Ja siiamaani meeles. Aga edasi jah, töö juures jällegi kindel eestvedaja, sest ilma Leida kindla käeta ja kindla eestvedamiseta ei tea, kui tugev see regiokartograafia täna oleks. Ja eriti palju läks tema kindlust ja eestvedamist vaja umbes 5 aastat tagasi. Siis kui meil oli päris keeruline mahutada tarkvara inimesi ja kaardi inimesi ühe laua taha ja tänu Leidale õnnestus meil siis niimoodi sättida, et me oleme ühe ristmiku taga, teine teisel pool ristmikut ja ikka oleme koos ja teeme koos asju. Leidast ma mäletan veel ühte niisugust seika, et me olime kõik workaholikud siis, kui me alustasime. Ööd päevad tegime kaarte ja tegime kaarte ja kuulasime raadiost, kuidas Vene vägi sõitis Tallinna poole. Nüüd kuulama samasuguseid lugusid. Ja lõpuks see Vene vägi läks tagasi. Ma loodan, et ta läheb ka varsti tagasi. Jah, see oli umbes 2015 lõpp, kui oli situatsioon selline, et kartograafia ruumiandmete valdkond peaks tegutsema omaette ettevõttena. Ja Leida ütles siis, et meie meeskonnal, et kui teie nüüd minuga kaasa tulete, siis mina olen teid nõus juhtima. Meeskond astus sammu ette ja oli nõus kaasa tulema. Nii me siis astusimegi iseseisva Regio ellu. Leida ees, meie riburada pidi järel.
nagu pardi ema viis pardipojad üle tee otseses mõttes. Leida nägi meeskonna jõudu ja ta oskas hästi meeskonda kokku panna ja ta tundis hästi inimesi. Ta hindas sõpru, sõprussidemeid, suhtlusvõrgustikku ja suur hulk Regio sõpru ja tuttavaid muutus kohe, Leida sõpru ja tuttavaid muutus kohe ka Regio sõpradeks ja toetajateks, olgu siis nõu või otsese abiga. Kes meist ei ole kogenud, et oma murega oli ikka hea Leida juurde minna? Tema sõnavarasse ei kuulunud väljendit "ma ei tea". Küsimuse või arutelu lõpuks oli ta ikka välja nuputanud kedagi, kes teab vastust, kelle poole pöörduda, viis inimesed omavahel kokku. Talle kohe meeldis lahendada probleeme. Suhtlusest oma laia tutvusringkonna erinevate erialade inimestega tekkisid tal käigu pealt huvitavad teistsugused, isegi hulljulged projektid. Leida võis olla ka hulluks ajavalt kangekaelne ja põikpäine. Ise ta ütles, ma olen harjunud oma tahtmist saama. Ja just nende omaduste ja oma meeletu tahtejõuga abil võitles ta oma viimaste aastatel selle raske haigusega ja oli seetõttu meie jaoks kauem olemas. Leida oli nagu ema lõvi omade eest väljas. Õpetas, käskis, kamandas ja hoidis oma laiendatud pesakonda. Ja nüüd me oleme ellu saadetud, välja õpetatud, elus hakkama saama ja me saame hakkama. Ma loen ette mõned mõtted või e-kirjad, mis Leida on regiolastele saatnud ja mis teda nii hästi iseloomustavad. 2018. Kooliõpilased käisid Regios KISS-kursusel. Jehuu! Aitäh kõigile, kes aitasid gümnasiste võõrustada. Pooled jäid väga rahule, teine pool ei näidanud välja. Aga kellegil polnud vähemalt mahti telefoni vahtida. Reedesed jõulukommid on ka tänu neile nüüd olemas. Ja köögis saab veel viiani sooja suppi ja kuna jahimees käis ise suppi söömas, siis on võimalik teha ka jahimeeste kitsevorstiga võileiba kõrvale. 2015. Tänase päeva kiitus tuli ka ära. Tallinnas Rahvaraamatust möödudes jäi teele ette vanapaar, kes seisid vaateaknal olevate atlaste ees. Härra rõõmustas, et nii hea atlas nagu Regio atlas on nii soodsa hinnaga. Ta pole kunagi lotos võitnud, aga nüüd siis on see hetk käes. Ta ostab kohe mitu tükki. Ma siis kurvastasin teda, et see 1 euro seal Regio atlase kohal ei ole siiski atlase hind, aga vana lubas ikka sisse minna ja vaadata, et ehk tal veab. Ja kui ei vea, siis ostab ta ikka, sest see on nii hea asi, et ostke ka, kinnitas ta mulle. Ma siis ütlesin, et mul on juba ja ma natuke sellega seotud ja siis oli tema päev korda läinud. 2014. Nii. Mina puhkan esmaspäev kuni neljapäev. Eelmise nädala 1,5 lisapuhkuse päeva olid väga viljakad. Rahulikult mõeldes tuli lahendus mitmele probleemile. Seega on ootused seekordsellegi pausile päris suured. Mõelda on vaja ja selleks tuleb aega leida. See on see vana kirve teritamiseks aja leidmise versus nürikirvega edasitöötamise teema. Tegelikult kulub kõigile pisut pikem kui nädalavahetusena puhkus ära, et mõelda ja siis veelgi efektiivsemalt töötada. Pakun välja võimaluse, et kes tahavad, saavad 2. mai võtta vabaks ja panna tunnid vaba tööpäeva projekti alla. Tingimuseks vaid, et järgmisel infokoosolekul 12. mail jagame tekkinud mõtteid. Leida, me jätsime selle puhkamise meeldetuletuse sulle siia lõppu
et sa märkaks nüüd ka veidi puhata. Ja omalt poolt Annega võime kinnitada, et hoiame Regiat töös. Just nii, nagu sa meile viimased kuud oled peaaegu iga nädal öelnud. Aitäh! Leida, armas Leida, kallis Leida, hea Leida. Ei tea, kuidas sa seda nüüd mõelnud oled, et kuidas elu hakkab edasi minema. Et mis me nüüd teeme ilma sinuta. Jah, meie, kelle sa oled kokku pununud kogukonnaks, sõpruskonnaks, vennaskonnaks, paatkonnaks, meeskonnaks. Sa ei ole kunagi olnud selline juhuslik tuulehoog või liblikas selles tuules. Sina oled olnud üks tugev juur, tugeva puu, tugev juur ja meie kõik siin oleme olnud oksad, pungad, lehed sellel puul ja sina oled meid hästi hoidnud, oled meid koos hoidnud. Ja mis saab puust, kui juurt enam ei ole? Sellel ööl, kui sa otsustasid minna oma viimasele suurele seiklusele, suhteliselt kaardistamata alale, olid Vilsandi taevas virmalised. See oli väga sinu vääriline logistika. Või oli see siis sinu lehvitus, sinu ilusa hinge lehvitus? Täna on päike. Päike on ikka käinud sinuga koos, Leida, sinu kohal, aga eriti sinu sees. Saada meile siis pilte. Tulge, mu sõbrad, nii nagu enne, teeme üks leil ja joome üks õlu. Ärge küsige elust ja õnnest, oleme lihtsad ja väldime sõnu. Ärge küsige elust ja õnnest, oleme lihtsad ja väldime sõnu. Tulge, mu sõbrad, tulge, et tulla, tulge, et jõuda ja tulge, et olla. Ärge küsige viimaseid busse, hingame välja ja hingame sisse. Ärge küsige viimaseid busse, hingame välja ja hingame sisse. Tulge, mu sõbrad, laulma me laule, ootama õhtut ja ootama ööd. Ärge kartke ju, hommik on kaugel, hommikul argised mured ja tööd. Ärge kartke ju, hommik on kaugel, hommikul argised mured ja tööd. Tulge, mu sõbrad, enne kui hilja, kuniks on jaksu veel vaadata silma. Ärge otsige põiklemissõnu, tulge, ma ootan teid, kuniks on
otsige põiklemissõnu, tulge, ma ootan teid, kuniks on elu. Ärge otsige põiklemissõnu, tulge, ma ootan teid, kuniks on elu. Jah, täiesti võimatu on mõelda Leidast minevikus. Ei ole veel üldse valmis selleks suureks või liiga suureks muutuseks, mis kohe tulemas on, et kui Leida enam ei tule oma elu januste silmadega, oma valju häälega, sooja sarkasmiga, oma naeruga, mis mul praegu kõrvus kõlab. Ei tea, kas merele ma teel või randa, kuid tean, et kallas kaugel veel. Mu rääbaldunud saabas kraabib kanda ja paadipõhi läbi ei tea, kas kiire mul või küllalt aega, kas liialt ma ei vaata tagasi. Kas olin teel, kui päike tõusnud taeva või rändasin ka siis, kui magasin. Ei tea, kas jaksan oma reisipauna kanda. 3 südant, mis ei ole jahtunud. Ja mida ma ei raatsi ära anda, on vaikselt minu pauna mahtunud. Ei tea, kas merele ma teel või randa, kuid tean, et kallas kaugel veel. Mu rääbaldunud saabas kraabib kanda ja paadipõhi läbi laseb veel. Aitäh sulle, Leida, kallis. Ma arvan, see algas nii, nagu paljudel meie jaoks oli selline päikseline, aga külm. Pea on ees, oli juba vilu ja ma läksin ülikooli kohvikusse, sest seal oli tulemas Filia Paatria tutvumise õhtu. Ja ma läksin ja ma olin kaunikesti murelik, et mida ma siis teen, kui mulle seal ei meeldi. Ja seal ei ole soe ja tore ja ma väga kartsin seda, sest minema ma ju pidin, sest esivanemad olid seda teinud enne teist maailmasõda. Ja ma läksin sinna ja seal oli Leida. Ja ma ei tea, kui palju on neid söötusi, kelle jaoks on alanud Filia Paatriaga tutvumine just nii. Korporatsioonil on palju tähtsaid ametimehi, noortevanemaid ja teisi, aga Leida oli meie ilmasammas. Ta oli seal siis, kui meie tulime ja ta oli seal siis, kui meie lapsed hakkasid saama nii suureks, et nad jõudsid Filia Paatriasse. Ja vahepeal, kui võib-olla elu viis kaugemale ja mujale ja kõrvale, siis oli Leida see, kes alati ütles, et toimub
ja toimus palju, toimus lastelaagreid meie kõikide lastele. Ja ma arvan, et väga paljud meist mäletavad just neid aegu, kus Leida oli emaks kõikidele. See oli aeg, kui lapsi oli palju ja autosid oli vähe ja kuidagi loomulikult ikka helises telefon ja kostis Leida ajal, et kuule, ega sa ei ole minemas, tulemas, viimas, olemas. Kuule, ole hea, mine, no see on ainult 50 kilomeetrit sinna poole, et mine, võta peale, too ära, tee ära ja ta tegi seda ise lõputult kõikide inimeste jaoks. Kui mina pidin minema isa matustele, siis oli just ka jälle suvise lastelaagri aeg Anu juures ja muidugi oli see Leida, kes võttis siimukese kaasa ja unustas ta hommikuni suurte inimeste juttu kuulama. Nüüd ta kuulaski, kuni suureks kasvas kogu aeg neid suurte inimeste jutte, sest Leidaga tehti nii ja ma arvan, see ongi miski, mille Leida andis kõikide oma õdede ja ka teiste sõprade lastele, et kui meie lapsed tahtsid põgeneda seiklusesse, siis nad läksid Leidaga. Ja neid lapsi on sadu. Et Leidal oli sadu lapsi. Ja Leida isa ja ema olid pannud Leidale sellise nime, mis kõnetas möödunud aegu, see kõlaski nagu möödunud aegade väärikus, Leida Lepik. Ja ma ei tea, kas sellepärast või sellepärast, et Leida lihtsalt oli see, kes jaksas olla olemas noorematele põlvedele ja vanematele põlvedele, aga meil oli ju palju vilistlasi, kes olid pärit sellest eelmisest ajast. Ja just Leida oli see, kes alati teadis, kuna oli sünnipäev ükskõik millisel meie eakal vilistasel, kes organiseeris, et me ei unustaks, et me läheksime, et me oleksime seltsiks ja toeks ja kui keegi jäi juba väetiks vanuigi, siis Leida teadis alati, kus on kellegi elujärg ja kuidas seda elulõnga parasjagu paremini punuda teistega koos. Ja siis olime me kõik noored ja lootusrikkad ja me keegi arvanud, et see tuleb nii kiiresti, et on õdedest üks lahkunud me keskelt. Aga ma ei taha lõpetada kurvalt, sest Leida ütles meile ju, need olid ühed tema viimased sõnad, et hoidke lippu kõrgel. Ja me hoiame kõrgel oma korporatsiooni lippu, sest Leida ütles nii. Ja meil on lihtne, sest meil on õestus, meie püsime ju koos, aga siin on täna palju inimesi, kes meie hulka ei kuulu ja meil on nii palju kõigil neid sõpru, kes on meie sõbrad sellepärast, et nad olid Leida sõbrad ja me ei tea nende inimeste perekonna nimesidki tihti peale, et ma arvan, et see, mida Leida täna tahaks, et me teeks, olekski see, et enne kui te laiali lähete, siis otsige üles need inimesed, kellega koos te olete viimastel aastakümnetel midagi teinud, sellepärast et Leida võttis teid kaasa ja te tegite neid asju, tehke neid nüüd koos, palun, kõik edasi. Mina luban, et ma lähen ja koorin ikka enne festivali Vilsandil, aitan Jaanil ja Margitil Sibulad ära koorida ja ma arvan, meil on kõigil mõni selline hetk, mida me tahaksime, et see hetk kestaks ja jätkuks. Ja see vist ongi see, et niimoodi on hea Leidat mäletada ja hoida meiega. Aitäh, Leida! Head Leida sõbrad, lähedased ja kaugemad. Eesti on väike riik ja purjede all kulgejaid on vähe. Kuid kõik Eesti purjetajad teavad, et Leida lemmikvärv oli oranž. Ma olin väike poiss, veel üsna väike, kui Leida mind merele kaasa võttis. Sain temalt oma 5. sünnipäevaks kingituse merereisi Osmussaarele. Olin seal oma vanematega varem käinud, aga seekord oli kõik teisiti. See oli midagi uut. Ja ma mäletan seda reisi ja ma mäletan sellest reisist kõike.
seda südasuvist soojust, päikesepaistelist ilma, Osmussaare metsmaasikaid ja karikakra õit. Õit, mis Leida on jäädvustanud fotole. Kui ma hakkasin rohkem purjetama, sagenesid ka minu mereretked koos Leidaga. Kas Tallinna lahel kolmapäevakud, Muhu väina regatid või vanade puupaatide võistlus Veabori toopi. Ning lugematu arv niisama sõitmiseid. Oleme koos Leidaga istunud tuulevaikuses ja tormis. Sealt sai alguse minu suurem armastus mere ja purjetamise vastu. Inimene ei pruugi alati ise aru saada, lapsel veel eriti, et kuidas tal võib vedada. Vedada, et tal oli just selline reisikaaslane. See arusaamine tuleb hiljem. Kohale jõuab paraku siis, kui see vedamine lõpeb. Leida oli hea kaaslane iga ilmaga. Teiste innustaja, promootor. Kui tema midagi teha võttis, siis sai see ka tehtud. Hea kamp kujunes tema ümber alati. Leida kutsus mind päikesepoisiks, aga tema ise oli päike. Väike oranž päike, mis nüüd on loojunud. Leida heiskab oma erkoranžist pinnakeri nüüd meie jaoks tundmatutel vetel. Navigare necessest. Mu vanaema Linda Viiding on tõlkinud kunagi Soome rahvalaulu Kas on sul meeles veel? Ja me kõik teame seda laulu. Selles on read. Me elumere peal üks laevuke, täis purjes lendab ja kannab endal üht kaunist nime kuldseiltähtedel. Me veel purjetame sinu auks, Leida. Aitäh, kallis Leida. Kui täna siia natuke kõnelda mõtlesin, siis geograafia kui aine on saanud sinu kaudu niisuguseks väga tõsiseks, oluliseks aineks. Ja kui ma kujutasin ette, Kunstiakadeemias oli vägev õppida ja õpetada, aga sind Tartu Ülikooli minnes, et sa läksid sinna osakonda, kus sa said õppida pähe, terve maamuna, selgeks kõik maad, veed, mandrid, olulised punktid seal. Ja alati olen lugu pidanud neist inimestest, kes pühendunult tegelevad või ühe alaga, oma valitud alaga. Ja siis minu silmis olidki siis sa see, kes ise rändasid selle maamuna peal ja olid teatud punktid sellel rändasid rongiga, lennukiga, autodega, laevadega, purjekatega jalgsi. Ja kui ma vaatan neid inimesi, te kõik olete kusagil punktis, maailma punktis, ja ise tunnen, et Heimtali on üks selline punkt, kus oli päris tugevalt maha astutud aeg-ajalt. Ja mina vast ise olen eraklikum ja omajuursem mulk seal koha peal, aga sinu tulek sinna tõi alati sellist väga-väga suurt rõõmu. Tihtipeale olid sul
kaasas sõbrad, sa tõid tihti ka Fred Jussis, kellega me kohtusime väga mitu korda. Ja siis veel hästi huvitav, kui oli selles hea tegemisest. Näiteks just olin üksinda seal ja mõtlesin, et kuidas ma jõuaksin selle suure heinapalli lambalauta veeretada. Siis kuulsin auto äärt ja siis tuli Leida ja tal oli just üks selline tore sõber, tugev noormees kaasas, kes kerge liigutusega selle heinapalli otse maid lauta veeretas. Teinekord vaatan, et minu armas koer Muta igavleb, ise ei jaksa temaga liiga kaua käia. Siis tuli Leida ja ütles, mul on just 2 tüdrukut koertega kaasas, las nad lähevad metsa jooksma, kõndima. Kuidagi nii see oli. Ja ma kujutan praegu ette, kuidas see maailm, see geograafia, see ilus ilmamaa on neid täppe punkte täis, kus Leida käis. Ja see tähendab seda, et need imeilusad kaardid ja need atlased, rahvusatlased, see on niisugune huvitav maailm, suur väärtus, aga ta ise käis seal ka kogu aeg, nii et just kui teoreetiline ja praktiline osa selles geograafias. Selle pealt ma läheksin üle laste laagri juurde. Kui ma olin laps, siis tol ajal oli natukene salajutt see Filia Patria, aga ema rääkis tihti Filia Patriast ja kui siis tuli Eesti vabaks sai, siis ka Filia Patria hakkas oma katki murtud koha pealt uuesti elama ja see üks esimene niisugune kokkusaamise koht oli ka Käärikul, tähendab Heimtalis. Lastelaager, see oli väga paljudele lastele suurt rõõmu valmistav, aga siis peaks küll, mulle tundub, et kui me Leidaga arutasime lastelaagri asju, siis meil endal oli see suur unistus ja rõõm, et kusagil juuli-augusti piirimail tulevad korra Käärikule väga palju lapsi, imikutest noorukiteni välja ja äkki ühe korraga on need metsaalused, toad, õued, kõik kilkeid ja sellist energiat täis, et seal kunagi energiakriisist küll juttu ei saanud olla. Ja siis ma arvan, et meil mõlemil Leidaga oli natukene selline tunne, et me ise ootasime seda väga, et laadida selle laste rõõmuga terve aasta ja siis hakata ootama järgmist lastelaagrit. Seal õpetati just neid asju, mida me ise väga oluliseks pidasime. Lapsed käisid metsas teadja meeste ja naistega, kes õpetasid linde tundma, taimi tundma, pidi tegema talutööd, ujumas käima, korrastama järve äärt, puhtaks tegema ja siis olid toredad metsas käimised, maastikumängud ja maastikumängul olid meeskonnad ja meeskonnas olid mõned teismelised poisid, aga kindlasti alati ka mõni 1,5-aastane või 2-aastane soolakotikene, keda pidi igal juhul seljas kandma ja mitte kedagi kunagi ei tohtinud maha jätta ja närviliseks minna, et kõik pidid kokku hoidma. See oli nii ilus ja huvitav see lastelaager ja ma siis sain sellest ka aru, et ega Picasso ilmaasjata ei varastanud oma lapselaste ja laste maikasärke ja salaja neid selga ei tõmmanud oma enda riiet alla, et saada seda jõudu ja rõõmu ja kirkust ja lusti. Leidale, kui mõelda, jah, tänapäeval mõned inimesed veavad peaaegu 100 elu välja. Tal oli antud 5 sajandit ja natuke näpuotsaga peale. Lastelaagrid kestsid sellest ajast 5 ja natuke näpuotsaga peale. See on olnud üks ilus aeg ja mul on hea meel, et me oleme, nii paljud inimesed on olnud osaduses lausa Leidaga ja neil on olnud ühed kohad sellises maailma kaardil, siis üks täpp,
kus leida jalg on astunud ja tõesti püüame edasi elada nii elusat elu, kui elas seda leida. Veel kord suur aitäh! Näed nüüd, Leida, suur tänu sulle, et sa oled toonud meid kokku. Ja mitte ainult täna, vaid kõik need aastad. Küllap on kõigil, kes täna on tulnud kokku, meenutada samaväärseid omanäolisi lugusid Leidast, mida te praegu kuulsite siin. Nüüd õige varsti ongi aeg neid üksteisega jagada ja kirjutada sinna raamatusse, millele me enne viitasin, oma järelehüüa või mälestuskild. Aga praegu astub teie ette Jaak Tuksam ja me kuulame tema esituses paar lugu. Seejärel, nii et Jaak, kui sa oled siin, tule juba lava poole. Seejärel, juba siin. Seejärel jätkame Leida vaimus. Võtame Leida mälestuseks ühe pitsi ja koguneme siia õue ja nagu Leida olemas olles tehti ühist pilti droonilt. Nii teeme ühise pildi droonilt ka nüüd, pärast seda, kui oleme kuulanud paar pala Jaak Tuksamilt. Siis koguneme õue, seejärel võtame Leida mälestuseks ja hakkame omavahel rääkima Leidast. Kuuleme praegu Jaaku. Helenaer mu tuppa paikas. Su Helenaer mu raamatute nukrust puruks lõikas, kui järve haer. 2 palmikut ja lohud kelmid põsis. 2 palmikut ja silmad säravad neid ema mõsi. 2 salmikut ja karg ja kihksu tantsu jalus. Ja karg ja kihk nüüd mängib tuulis pääda terves talus. Su eluvihk, las mängivad su kerged jalad. Las mängivad, oleks lahti neil kõik mänguhalad ja päiksemaad. Aprillihurveni elus laps rõõmsameelne ära hiial küsi. Miks olen kurb, kuid vägitöö on leina naerdes kanda. Kuid vägitöö on vilistades käia ledhe randa, kui
vahel vaikseks jääb, kaob kõik rõõm ja mure. Tervest ilmast järgi jääb miski, mis ei sure. Miski, mis kui templi uks ootis, aina ootis. Kuskil ikka tuks, tuks, tuks lootis, ikka lootis. Kui sa käisid siin ja sääl siira, viira rada, iga kõlin ilma pääl võis sind meelitada. Meelitada, et sind nii viia, ikka viia. Kaugelt ringi tagasi siia, ainult siia. Et sa iga ringiga, kuigi sa ei taha, pead välja minema, vanast jätma maha. Nii kui tigukarbigi, et nii jälle uues minna ikka edasi, ise ennast luues. Üles ise endasse oma kodu õue, hinge elu templisse sügavale põue, kus see põhi lahti läheb, kaob kõik rõõm ja mure. Tervest ilmast järgi jääb, mis